Kas otsid oma ärile uusi kasvu- ja innovatsioonivõimalusi, siis oled jõudnud õigesse kohta. Kasvunutite saates sukeldud kiire innovatsiooni ja koosloomemaailma, kus räägime sellest, kuidas luua kaasaegseid ja kasutajasõbralikke digiteenuseid. Mina on saatejuht Andres Kostiv, disainisprintide ja strateegiasprintide agentuurist Futurist. Saate külalisteks on oma ala eksperdid, kes jagavad oma kogemusi erinevatest metoodikatest ning arutame koos, kuhu on trendid mujal maailmas liikumas. Alustame koos kasvurännakut. Minuga on täna Postimees Grupi tootearenduse juht ja veebi- ja äppide valdkonna juht Kristjan Pillak, kes keskendub igapäevaselt uute vingete veebi- ja äppide digiteenuste loomisele. Ja selle saate teemaks oleme siis valinud innovatsiooni ja vaatame, mis see definitsioon Kristjanil pärast on ja fassiliteeritud töötoad, et kuidas sellega nagu oleks väike pingutus, suur mõju nagu asja saavutada, seda me kõik jahime, aga tere tulemast saatesse. Tere. Räägi palju natuke endast, kuidas sa oled jõudnud omasega siis erialaselt ja isiklikus arengus sellesse punkti, kus sa praegu oled, et mis sa kuulajatele jagaksid? Ma jagan nagu võtmekohti ja mis nagu on selle asjani viinud, et number 1 on 90. lõpp. Ma nägin internetti. Ma nägin internetti, ma läksin internetti, mul hakkas meeldima internet, et see oli midagi müstilist kooliõpilasele, uut ja see täiesti inertsis tekkis see, et kuidas teha kodulehti. Ja tollel ajal loomulikult sa ei teadnud seda, ostsid rahvaraamatust mingi HTML algajatele, ABC, midagi siukest, väikse raamatu vaatasid, Notepadis kirjutasid midagi, aga kui sa üles paned, ja siis oli tollel ajal oli GeoCities oli siuke platvorm, kus sai panna online interface'iga asjad, see muutis meeletult palju, tegime seda, ja siis oli mind-blowing siuke täiesti nagu hetk oli, ma arvan, et see oli circa 99-2000, kui tolleaegne siis põhikooli lõpu IT-juht või ma ei teagi, arvutiklassist oli mingi abimees meil seal, oli mingi võistlus, mis oli, et koolid said ise oma kodulehti teha ja said osaleda mingil võistlusel ja ta näitas, kuidas tehakse Dreamweaveriga asju. Makromeedia, Dreamweaver, kuidas on tabelid ja stiilid ja värgid, et see oli nagu, et maailm nagu läheb nagu täiesti valla sinu jaoks, ma võin portaale ehitada enda jaoks, siis ju kõik suured portaalid vaikselt just Eesti turul nagu möllasid tollel hetkel ja peale seda ma teadsin, et ma tahan saada veebidisaineriks. See oli minu jaoks nagu, ma arvan, et järgmised 5 aastat ma teadsin, minust saab veebidisainer ja siis ma mäletan lihtsalt ühte korda, et 2000, ma pakun, see oli 2004 lõpp, 2005 Telia töövestlusele, mind kutsuti sinna töövestlusele, ilmselt kuna mul oli telekommunikatsiooni haridus sel hetkel siis juba saadud, siis et tule abi mingiks, see telefoni abimees on ju seal kui tehnikutele või ma ei tea, kas inimestele ja oli 3 personali inimest seal istusid ja küsisid, aga mis sust saab 5 aasta pärast. No siuke klassikaline on ju, kuhu sa tahad jõuda on ju. Siis ma ütlesin, teate, kas te olete lugenud Michael Lewise The New Thing Silicon Valley Story on ju. Ei ole, siis mõtlesin, vaadake, seal tehakse revolutsiooni ja suuri asju. Mina tahan teha suuri asju. Me läksime sealt sõbralikult laiali. Minust ei saanud telefoni abi supportliini ja nemad ei saanud aru, millest ma räägin ilmselt. Aga umbes aastal 2007 oli siis Eesti Ekspress otsis endale veebimeistrit, ilmselt oli see ametikoht ja lugesin seda töökirjeldust, kutsu, et teadsin kaudselt, ta tollel ajal blogid olid Eestis hästi popid ja siis ilmselt blogis seda selle postitas ja mina panin siis kommentaariks, et saad aru, et ma võin seda tööd teha silmad kinni ja tagurpidi, aga ma ei tule. Maljukas siis ei bloginud? Ei, Maljukas siis ei bloginud. Maljukas oli ilmselt koolis siis veel. Ja lihtsalt mõttelõng läks kohe sellele, et hiljem ma töötasin ju faktiliselt Maljukaga ühes ettevõttes koos ka mingi aeg. Oi jummal küll, pidin ma küsima. aga siis kirjutasin selle kommentaari ja siis ütles, et kuule, lähme lõunale. Ja see oli 2006 aasta, ilmselt aasta teine pool.
ja siis ma arvan, et 1. jaanuar 2007 ma sattusin meediasse ja ma olen selles meedias olnud mis ta siis on, 19 aasta. No jah, 2 aasta pärast on 20 aastat. Jõhker. Ja ma ausalt, ma siia sõites mõtlesin selle peale, et ma olen olnud 1 aasta eemal reklaamiagentuuris. Ma olen igasuguseid asju, olen ka läbi põlenud ja muid siukseid toredaid asju, aga ma olen nautinud sellel aastate jooksul iga jumala päeva. Mul ei tule meelde korda, kui mul oleks mingisugune kohutav, et ma ei taha seda teha või mul on tööle nagu laps kommipoes. Täiesti, et see on nagu mänguasjapoes, kommipoes. See on nagu mu töö on mu hobi ja mu hobi on mu töö või midagi siukest, et see on nagu ma tõesti naudin seda. Jaa, et see on no ma siin mainisin ka mingi hetk, et ma vaatasin just hiljuti seda Johnny Ive'iga väga lahe intervjuu Stripe'i konverentsil ja siis ta tõi välja, teda on nagu väga kõnetanud see Sigmund Freudi siis definitsioon õnnest, et õnnelikkus on siis töö ja armastus. Mina vaatasin ka seda, ma veel lõpuni ei ole vaadanud, see oli 59 minutit, ma vaatasin esimest pool tundi ära, väga lihtne, väga, väga elulised põhimõtted. Selles mõttes teha, et kui sa nagu fännad seda, kui see töö on see hobi, et siis seal ongi see nagu armastuse pool, eks ole, ja siis nagu töö pool. Ja no me hakkame ütlema, nagu pere ja kõik, eks ole, mis ümbritseb sind, eks ole, ja kolleegid ja kui nende vahel. Mul naine ei uskunud, et mu töö on mu hobi. Ta 2 aastat hiljem peale abielu, mis sai aru. Sai aru, jah? Okei. Aga me siiamaani oleme abielus. Ise tead, millest sa mässisid ennast? Me siiani oleme abielus. Või on pealt. Aga mis edasi? Et siis meedia 20 aastat ja said tunda, mis on meediavõim või? mis siin nagu imestama pani kõige rohkem meedia puhul? See on suur asi. See on suur asi, seal on kõik, aga noh, üks, mis ilmselt on seda hoidnud ka seda moodi nagu üleval, on see, et ma olen kogu aeg muutustes olnud seal. Et sul on umbes, kui ma olen tagasi vaadanud aastatel, on see nagu 2 aastad umbes tsüklid. Ja seal 2 aasta jooksul muutub midagi. Jälle, kas see muutub su tööalaselt, sa liigud kuhugi, võtab mingid uued asjad, midagi teeme ümber, mingid restruktureerimisega, heas mõttes restruktureerimisega võiks öelda. Siis, ja see on seda teinud, platvormid muutuvad. 2009 aastal tuli näiteks, praegu just lõi pähe iPad turule vist. Me tegime digilehte. Me tegime digilehte ägedalt, aga ma ütleksin väga valesti. Sest me konverteerisime paberlehe küljenduse digisse. PDF-i põhimõtteliselt. Animeeritud PDF ja sa pidid alla laadima. Ta ujus ringi. Sa mingi, näiteks Ekspressil oli, et iga neljapäev sa laadisid alla, ma arvan, 500 mega ajalehte. Et noh, see on nagu, see oli tegelikult väga äge, mis tehti, aga samal ajal tegelikult... See oli Ekspressis või? See oli Ekspressi ajal. Oota, kas meil oli see ajakirjanik, kes launchis seda iPadi paketti, vaata, meil oli see, kes päevatunni juht? Priit Hõbemägi, tema oli ju meil, pani Steve Jobsi turtlenecki selga ja ma mäletan isegi, et iPadidega oli nii, et neid ei müüdud meie regioonis ja siis me tõime neid kusagilt koti sees, et meil oli teist seadmeid ega midagi, aga ja Hõbemägi oli seal oli veel palju inimesi ja inimesed said osta järelmaksuga endale iPadi näiteks. Mina just mäletan, et selle Steve Jobsist oli mingi legendaarne pilt, kus ta oma turtleneckiga oli ja hoidis seda iPadi nii-öelda kõrvale endal, see on nagu mingi legendaarne foto. Ja ma siiamaani kuidagi, mul ei meelde, et see Hõbemägi kadreeriti täpselt samamoodi. Ma üldse ei kahtle selles. Meie Steve Jobs ja kuidagi soeng ja kõik asjad pandi samasuguseks. See oli kõik taotluslik, ma arvan. Ja noh, see oligi, et siuke asi on ju, aga samal ajal... Diil oli hea, ma mäletan, jah. Tollel hetkel oli ju desktop-lehed ainult, siis tuli vapilehed. Kes mäletab. Ja ma ei tea, kas 7110 mul oli see Kameel on Nokia ja seal tuli esimest korda mingi vapindus ja see oli... Ka mul on see telefon olnud ja et vapilehed, ma mäletan, mul oli ka mis Nokia see oli. Vapi Nokia oli. Ja, et Delfil oli vapileht, ma mäletan, sai seal midagi vaadata ja siis tuli ju mobiil, kogu see mobiiliajastu, mis nagu drive'ib tänase päevani nagu meeletult niiviisi, vaatame, mis järgmine on. Ilmselt häälega seotud võib olla midagi, sest ma näiteks oma laste käest just küsisin seda, et kui
ütleme nii, et põlvkond on see, et olid nupuvajutajad, siis olid näpuga vajutajad, ja nüüd on noorem põlvkond on tegelikult häälkäskluste peal. Mul algust on, ma ei ole eriline häälkäskluste mees olnud tegelikult oma aja jooksul. Ja siis kuulasin seda ühel Google'i konverentsil paar aastat tagasi, et häälkäsklused, väga äge, aga nagu päriselt või, Eestis ka või. Sõitsin koju trennis poisi käes küsin, ta oli sel hetkel vist 10. Küsin, et kuulete, aga häälkäsklused on teema või? Ütles, et see on kõige ägedam asi. Ma räägin Siiriga juttu nagu. Jaa. Ja see oli see, mis oli see Johnny Ive rääkis ka, et ta kuulis ChatGPT nagu kasutusjuhtadest esimest korda nagu ikkagi poegadelt. Üldse. Ma üldse ei kahtle selles. Ja sealt edasi, eks ole, hästi kiiresti pani oma startupi IO püsti, mida ta nüüd nagu siis maha müüs siis OpenAI-le. Aga see ongi see, et tuleb nagu noori kuulata ja nendega suhelda ja vaadata. Ja AI kasutus on, me näeme ise enda nagu igapäevases töös seda, me näeme, kuidas inimesed kasutavad, me näeme disaini sprindi intervjuudes, me kuuleme sellest tegelikult, on ju ka, kuidas inimesed kasutavad, et noh, see on tulnud, et jääda, see muutub, see on meeletus arengujärgus, seal tekib väsimus, seal pettutakse, kõik see on normaalne selle juures, aga AI kindlasti häälkäsklused, need on asjad, mis tulevad. Ja nüüd just minu meelest eelmisest nädalast guugeldamise tulemused hakkavad ka niimoodi, annab neid Gemini vasteid kõigepealt ja siis tulevad need igasugused SEO-värgid. Ehk see on nagu, mis on see GEO, eks ole, et nüüd on see AI sõbralikkus, mitte otsimootori sõbralikkus. Mina nägin seda eelmine laupäev nägin tegelikult ja ma olin just 6 aega varem analüüsinud tegelikult seda, sest Euroopasse juba tuli Google'i pealt. Ma olin üldse otsingumootorite kasutuse analüüse lugenud siin viimastel aegadel päris palju ja kokkuvõtteid sealt teinud, sest see on ka üks toode, mida me täna enda jaoks arendame tegelikult, on ju, just kasutaja vaates. Meil on nagu 2 suunda. Üks suund on siis majasisesed tööriistad, mis on nagu toimetajatele, ajakirjanikele, kellele iganes vaja on seda asja. Need on hoopis teistsuguse fookusega ja hoopis teistsugused asjad kui need, mida nagu lõpptarbijatele antakse, on ju, lõpptarbija tahab hoopis midagi muud saada. Ja seal ma uurisin ka seda ja siis mul oli käime laupäev, vaatasin, Eestisse on jõudnud, kirjutasin sisse, ma tahtsin vist Fiat 500 Arbati keskmis kütusekulu teada saada. Okay. Mul on Fiat 500 kodus olemas, aga ta on see aeglasem. ja siis kirjutasin sisse, oot, seda teenust ei olnud siin alles eile. Ja siis vaatasin, väga lahe, ma arvan, et see muudab meeletult jälle, sest inimesed tarbivad väga lihtsalt ja ta saab selle vastuse sealt kätte, ta loeb selle ära. Et oligi, ma vahepeal ainult, ma ei viitsinud üldse guugeldada ainult ChatGPT, siis sa vaatad, et anna ma linki alati. Midagi ütleb, anna linke. Ja siis ma nagu vaatan, et see, mis ta andis vastus, et kas see lingi peal ka on. Ja mul oleks siin kaamerale praegult oleks ühe suht kalli anamorfik läätsega oleks nagu alt läinud, kuna ChatGPT ütles, et kaameral on anamorfiku kokkupressimised 1,3, 1,5 ja 1,6 ja 2 ja tegelikult pärast ma spekki lugesin, siis 1,6 oli puudu, aga see lääts oli 1,6. Et siis nagu napilt läks hea, et ma vaatasin kasutusjuhendust üle, et see on see ajast. Tasub, täna ongi täpselt see aeg, et ta annab meeletult palju sulle juurde, aga ta loe üle, kontrolli üle, ta paneb hallukaid, ta ei ütle meile täna seda, ta ju tegelikult ei ütle meile, et kuule, nüüd ma tegelikult natuke luuletan sulle, lihtsalt ole kriitiline. Just, ja siis Fiat 500-ga kõneli, et naise auto ja siis me pidin poisid trenni viima ja 2 sõpraid taga ka, juba siuksed 13-aastased mürakad, eks ole, kõik seal 4 olime Fiatis ja siis ma tahtsin ka külatee pealt nagu skutid seal, pane mingi kässerid ka või midagi või mingi KPK-t ja siis ma mõtlesin ka, et teen väikest abarti selle bensukaga ja siis minu asi lõppes sellega, et mul oli pärast mingi siduri ja silindri mingi küünalde mingi jama oli, et ma olin 800 € arve selle ühe KPK eest pärast hoolduses, nii et õige auto õigeks asjaks, et võtke päris apart. Tehnoloogiast ja arengust, siis just eelmise nädala lõpus pakkusin endal aastale samamoodi, et KPK-t ma ei saanud teha, aga pakkusin elamust, et läksin kinni selle teele ja vajutasin Teslaga gaasi põhja. No võt, siis oli telefon ei sinna selle seljatoe vastu seisma õhku täpselt. Päris hea.
aga saad natuke rääkida ka vingetest digiteenustest, mille arendamisega just viimasel ajal oled seotud olnud? Ma teadsin, et midagi niisugust tuleb ja ma pean esimesena ütlema, see on päriselt, ta on elus, see on neti.ee. Alta Vista Eestis, jah? Faktiliselt on see kunagi olnud suurem kui Google Eestis. Ongi nii, jah? Jah, et aastaid tagasi neti tegelikult Telia pani oma selle suuna kinni ja siis me ostsime neti.ee tegelikult ära. See on Postimees Grupi omandis, seal on uskumatu, aga seal on kasutajaid ja neid on palju ja nad on endiselt käivad oma kindlatel linkidel kindlat asja otsimas. Täpselt, keegi ei otsi seal, juba aastaid ei otsi sealt, me panime otsingu kinni, ma ei mäleta mis ajal, sest selle ülalpidamine oli meeletult kulukas, aga keegi ei tee, neil on kindlad lingid ja link peab olema õige koha peal. Kui sa lingi asukoha muudad, siis on pahasti. Ja see, kui me saime kogu selle legacy, siis kui seal on nagu 100 000 kasutajaid, siis me tegime selle nullist ja heitsime tegelikult neti ümber ja siis tegime ka VCAG siis VAC. Ma aiman sihtrühma, ma töötasin Omnimas mingi aeg ja seal oli mingisugune, nagu ikka tootmisliin on, see pakendatakse neid reklaambrošüürikesi poodidel, Maxima ja kes seal kõik on meil, Lidlid ja seal oli mingi, ühesõnaga mingi kamm oli, et ühesõnaga tal on mingi nädala pakkumiste asi ja see nagu õigel hetkel ei läinud. Ja telefonid põhimõtteliselt olid punasemad kui, ma ei tea, pensioni mitte laekumine. Neid legende on palju, ma meediast võin välja teise legendi tuua. Omaaegne Delfi mitte peadirektor, vaid see oli siis Delfi peatoimetaja, Pukk ütles selle kohta, et alati kes mäletab vanade Delfi seda layouti, seal on nii, et vasakul on menüü oli, siis oli keskel oli uudised, piltide uudised veel sellel väga palju ei olnud, olid nagu tekstilingid, mõningad pildid, siis paremal oli niisugune bännerite sein, siis sellest tekkis bänneri pimedus ja esimene vist oli Hansa net, see netipank ja see oli aastad seal jooksnud. Ja ühel päeval nad võtsid selle ära, sest pank ütles ka, et kuulge, mis värk on, et pole pointi, kõik teavad. Bänneri pimedus. Ja nii panga väidetavalt siis supportliin kui siis Delfi said väga palju kõnesid, kas pank on maas. Pank on maas, jah. Kuna bänner pole oma koha peal. Seda ei ole. Ja neti on samasugune, aga neti on üks asi. Tegelikult teine, mis on siis suur asi, mis on väga suur, me väga palju tegeleme lihtsalt sellega, on erinevad Postimehe tooted, et tellimuste äri on väga suureks Eestis läinud, me oleme Põhjamaadega samal tasemel täiesti kõik ja üldse oma kasutaja käitumises me oleme Põhjamaade mudelis igate pidi, kui me vaatame erinevaid uuringuid, enda numbreid, siis Postimehega on erinevad just mobiiliga seotud ja nüüd selle ligipääsetavuse teemadega meeletut tööd on ju, samal ajal me kirjutame kogu enda tegelikult back-endi ümber täiesti, sest et sul on nii palju teenuseid, mida sul on vaja, millega enda inimeste tööd lihtsustada. Aeg on muutunud. See, mis oli 10 aastat tagasi, tegelikult meie enda toote nagu niisugune siis admin on oma olemuselt tegelikult 10+ aastat. Kogu aeg on nagu layeri peale ehitatud juurde, sinna midagi on ju funktsioone, aga see on nii laiali valguv täiesti. Ja kolmas on üks pet project, suur pet project, mis on siis andmetöötlusega tegelikult erinevatest e-poodidest. Vaatame, mis Coming soon, jaa, et see on nagu äge projekt olnud, et täisautomaatne lahendus, mis alguses paar aastat tagasi, kui see idee nagu hakkas elama peas, tundus, et nii lihtne töö, et mis seal siis on, et kõik on avalik info, ja siis saad aru, et sul on nagu igasugu detaile seal sees, alates sellest, kuidas sa saad tooteid mappima, kuidas sa saad asju kokku panna, kuidas inimesed kasutavad otsingut, kuidas nad näevad seda asja, kuidas nad tarbivad seda, et kõigest kõik on see, et ühed inimesed, kes otsivad, tahavad alati saada parimat pakkumist, teised inimesed, kes tahavad hästi kindlaid müüjaid näha, et temal on turvaline see, et ta teab, et see ei pea olema mingit märki, et see on turvaline, vaid see, et tema teab, et tema ostab Euronixist, tema ostab, ma ei tea, Teliast või kust iganes, et see peab olema seal või see, et kui
taaskasutus on ju teema, suur teema on ju, siis on see, et tegime nagu välismaal, et panime, et on see uue asja hind ja all on siis taaskasutatud toote hind. Noh, mis me toote testides nägime, intervjuudes inimesed arvasid, et oi, et aga kas ainult kasutatud toote müüakse või noh, palju detaile, aga see on nagu, need on nagu ägedad projektid. Oi, ja ma ise ka siin nüüd olen arutanud, üldse kogu see küberkuritegevus, et rääkisin siin oma tuttava progejaga, ta ütles niimoodi, et viibutad näppu näiteks, noh, Mercedes-Benz Europe'i poole ja ostad hästi kiiresti mingi unikut domeeni ära, et official Mercedes-Benz Europe, Mercedes-Benz official Europe.com, official Mercedes-Benz Europe.com, EU-ga sama lõpud, ostad kiiresti need domeenid ära, endale kuidagi moodi läbi kuskil halli, ma ei tea, Lõuna-Ameerika või whatever teenusepakkujate ja siis tõmbad kloonid sellest veebist nagu paugust, noh, nii kiiresti AI abil ta ehitab, nagu reverse engineerib sama veebi üks ühele nagu ülesse ja siis vaatad, et Eestis laoautot, soodukas, mingisugune A-klass bronnitasu 299 ainult nagu credit card sisse ja ongi kõik ja siis see on nagu teine case, aga ma reaalselt proovisin nagu Kugo tõuksi pojale osta Euroopast ja ma pidin, mul viskas 7 e-poodi ette ja tšekkisin ChatGPT, kuidas nendest 4 on kõik skämm. Et ma pidin sealt vahet läbi ujuma, kõik on identsed, kõik on samad, kõik on isegi kuidagi nagu Google Adsiga on suutnud need officialid veel tööle ka panna otsinguse, see on lihtsalt nagu crazy, mis toimub. Ma toon isegi natuke samm tagasi sellest, sa ei pea näpuga viibutamise, jätame selle ja selle põhimõtteliselt nagu lennult valmis tegemine on nagu, see on nagu next level, aga sellest on veel lihtsam, mis Eestis levib ja see on väga suur jama tegelikult. Peamiselt on see siis Facebookis on mina seda näinud, on samamoodi kloonlehed. Ma olen näinud Postimehest väga palju lehti, Delfist olen näinud, Decathloni ma tean, et ma nägin, on ju. Meeletult hästi on tehtud täielik koopia, sul on tooted, näiteks ma mäletan ühte pettust, lihtsalt oli Decathloni pettus, oli see mingi Air Force One Nike tossul valged said ja see mingi, ma pakun 30 €. Et see on valitutele, et praegu võimalikult kiiresti reageerid, on ju. Vaatasime ka seda lehte, et noh, sa näed juba ära need mudelid, mõtlesime, et noh, tegelikult me teeme uudisid ka võtta inimestele, et kuulge, ärge minge seda teed, on ju, sest meie lugejaskond on lihtsalt nii suur, me saame väga kiiresti sõnumi viia ikka väga paljude inimesteni, aga need on nii detailselt täpselt järgi tehtud tegelikult ja nii ilusti tehtud, et ma arvan, et enamik inimesi läheb selle ohvriks, aga mis on häda on see, et ega selle vastu ka väga midagi, see ei ole üldse tehakse nii suur hooga. Sa võid näiteks Facebookis, sa saad praktiliselt ainult täna on reportida asju ja tihti see ei pruugi midagi anda, sest näiteks me teame, Marketplace on täis meeletult skämm-kuulutusi. Sa võid neid reportida, enamikul juhtudel sa vastuseks, me ei leidnud, et see millegiga vastuolus on, aga sa näed seda, kuna kuulge, sorry, aga seda sama Sony kaamerat, mis meil siin seisab, on ju, no keegi ei müü seda 100 €. No täpselt. Aga kuulutus ütleb, et see on kuskilt väga heas poes saadud, et tule osta. Jah, just, ja täna siin need ägedad pängud tehakse Canvaga valmis AI abil ja kõik on väga immersive ja petetakse ära. Ma arvan, et AI on näiteks üks asi just ongi, kuna tekst on tema põhiolemus, on ju, just need samad tekstide koostamine, sul ei ole enam seda Google Translate'i tõlget, et kus sa loed pealt ja vaatad, et okei, see on Google Translate, on ju, aga AI-ga sa ütled talle täpselt, kes sa oled, mismoodi on sa kirjutama, vaatad tulemust, uskumatu. Sama, kellest me ennem rääkisime, Priit Hõbemägi, AI koolitusel lasi kirjutada artikleid Priit Hõbemäe stiilis, vaatas peale, tõesti vist on minu stiilis. Minu stiil, väga polegi midagi lisada. Päris hea. Aga millest pihta hakata, et alustada ettevõtte teenuste innovatsiooniga, mis on siuksed esimesed nagu sammud, mis sul tundub? Siis kui tahe on olemas, siis ma enda poolt ütleksin, et 3 hästi lihtsat asja, mis annavad minu meelest väga hea nagu tulemuse, on fookuspunktid ja mida tegema hakatakse. On niisugune esimene asi, siis on number 2, ma ütleksin, innovatsiooni tegemiseks on prototüübid. Et see on üks asi, et paljud räägivad, aga kui sa räägid ühest toast mingisugusest asjast,
siis näiteks seal on 4 inimest, siis nende peas on 4 erinevat prototüüpi. Et siin on ka palju tööriistu turu peal, kus sa saad need prototüüpimist nagu väga kergeks teha enda jaoks juba, et siis vähemalt jõuad mingi konsensuseni, millest räägite. Ja siis on tegelikult puhtalt analüütika intervjuud. Ma olen näinud enda kogemuses seda, et innovatsioon on see, et tihti nii-öelda innoveeritakse enda keskel ja tehakse enda mingit asja seal, aga kasutuse intervjuude käigus tekib, ja see on nii kerge, kuidas sa saad teada, kas sa oled õigel teel või sa oled valel teel. Ma arvan, et need on need asjad ja seal samamoodi on ju ohud siis on ju. Ohtudena on sul tegelikult see, et sa teedki seal oma keskses, siis sul on selline kompromissid, selline meeletud kompromisse. Sellest tule innovatsiooni tavaliselt, kui sa teed väga palju kompromisse. Design by committee oli kunagi, ma seal automaailmas olin, tulid need jälle, messil oli mingi äge prototüüp, ukselinki midagi ei olnud, peeglid olid väiksed, kõik oli väga futu, siis tuli tootmisliinilt välja, selline tavaline massauto, design by committee. Jah, et siis tuleb Excelis kogu juhtkond, kõik on disainerid. Et nii ta on. Ja see on hästi suur probleem, on tegelikult need asjad seal, kompromissid on niiviisi, on ju. Siis ta tuleb üks geneeriline asi. Teine on see, et ma arvan, et eksimustega on see, et jube enesekindlus, seda ma näen hästi palju, ma tean endal ka on seda. Ma tean, mida kliendid tahavad. Ma tean, mida kliendid tahavad, ma tean, kuidas seda teha, meil on see asi niiviisi olemas, on ju, see toimib, on ju. See on varem ka toiminud. Ja see käib niiviisi, on ju, et see on nagu väga, väga, väga palju. Ja kolmas eksimuste, mina arvan, et on selline asi, et sama see enesekindlus annab sulle või siuke jäärapäisune enesekindlus, et mitte uuesti proovida mingeid asju, mingi aja tagant. Mul on meediast väga häid näited endal, kuidas asju, mida tehti 2016, mis olid väga ägedad ja mis nagu täielikult kukkusid läbi. Ja kui me teeme neid täna, siis me näeme seal täit tulemusi. Lihtsalt need asjad olid natuke ajast ees. Aga mis tekib innovatsiooni puhul, ma arvan, seal ongi see, et on need, kes on nagu pikaaegsed töötajad, siis aga me tegime selle asja ära ju, see ei toiminud. Et lähme nüüd edasi. Aga seal ongi ei hakka uuesti tegema. Ei hakka uuesti tegema nüüd. Aga kõhutunne, mis on kõhutunne? Kõhutunne on tegelikult kontsentreeritud kogemus ja kõhutunde pealt sa mingite kohtade pealt juba tunned, et nüüd võib olla see koht, kus seda asja võib vaja minna tegelikult ja see võib toimima hakata. Ei, see ongi see, et jällegi vaatame innovatsiooni, et nüüd väga müstiline värk oli, et see OpenAI ostis selle Apple'i 6 aastat disainist, Apple'i peadisainer, kes 6 aastat Apple'ist lahkus, Johnny Ive'ilt siis startupi ära, ma ei tea, mingisugune palju, 6 või 7 miljardit. Meeletu raha. Väga suure raha eest, miljardid ja siis mõeldi, et huvitav, mis asi seal on, et seal endine peale Johnny Ive Apple'i peadisainer tegi selle Humane pinni, mis siis nagu vaatab ringi ja räägib sul ümbritsevat ja aitab sul siis nii-öelda telefoni juhtida ja siis tuli mingi Rabbit, käis veel rinda, eks ole. Nüüd on influenceritel rode läikivad mikrofonid selle asemel. Et huvitav, et mis seade siis sealt startupist nagu ära osteti, aga samamoodi nagu sa mainisid iPadi ennem, et tegelikult need iPadid olid ju Lenovol olid ju B2B ja tööstuse ärikasutuseks nagu aastaid, varem oli need tahvelarvutid olemas igal pool, eks ole, hotellides anti neid allkirju check-inis ja kõik asju tehti, eks ole, autorentides ja et need tahvlid nagu olid olemas B2B kasutuses, aga siis ikkagi Apple'il õnnestus jälle tulles tagasi selle asja juurde, siis see iPad lõpuks launchida ja siuke jama oli minu meelest selles, et ma nagu uurisin seda ajalugu ka, oli niimoodi, et see oli 5. tiim, kes hakkas uue Apple'i nagu nutitelefoni kallal töötama, põhimõtteliselt iPhone. Ja siis nad hakkasid töötama ja neil olidki nagu tahvelarvutitega või nagu seal pinchimise innovatsioon oli, näpuga kokku lahti zoomid ja scrollid, et see oli nagu peamine innovatsioon, mis leiutati ja see nagu tahvelarvuti peal mängiti läbi. Ja siis nad nagu suht kindlalt olid teel nagu telefoni poole, aga kuidagi tehnoloogia või see ekraanitehnoloogia ei olnud valmis
ja siis neil hästi mingi X hetkel kukkus ootamatult sülle see, ma ei mäleta, kas Samsungiga minu meelest nad tegid seal need ekraanid, kui ma ei eksi, et ekraanitehnoloogia ootamatult kukkus sülle nendele ja nad läksid täispank 2007, eks ole, selle iPhone'i peale ja alles 3 aastat hiljem lasid iPadi välja. Et noh, selles mõttes. Kuigi nad kogu tootearendust tegid nagu tahvelarvuti peal tegelikult. See oli väga suur õnnestumine nende puhul, et kui nad oleks see oli teema juurde tulid tagasi tegelikult. Et kui nad oleks nagu sel hetkel ainult tahvelarvutitele jäänud, siis turg oleks väga teistsugune. Aga noh, ja tahvelarvutiga üldse, et kui ta oli nagu äge tegelikult, ma mäletan, mul oli ka esimene iPad. Mul on see siiamaani alles tegelikult kapis. Kandilise äärega, nagu tänased iPhone'id. Sellega võib, ma ei tea, täpsust visata ainult. Leiba saab lõigata seal peal. Leiba saab lõigata, täpselt, sellega ei ole midagi teha enam. Aga ja mis on nagu naljakas, ma mäletan lihtsalt, et kui see tuli, siis kõik rääkisid, et see muudab jälle mingi kõiki asju, muudab, teeb, noh, tegelikult ta on väga privaatne seade. Üldse tahvelarvuti on nagu naljakal kombel jäänud nagu väga-väga privaatseks seadmeks. Teine asi, vanematele inimestele, et see võib olla midagi, niiviisi. Tuleb välja, et noh, vanemate inimeste näpumotoorika ikkagi annab järgi. Hiire kerimine on. Annab järgi, ütleme aastatega. Ja noh, ja ta ei ole vanemate inimeste seade üldsegi ja ta on privaatne, ta on kodus ühe inimese jaoks, ei ole väga jagatud seade. Ja kui me näeme nagu, noh, ma näen Eesti kasutajaid väga palju, võin öelda, et Eestis on iPad, mida iPad ütleme, aga üldse tahvelarvuti, on selge, kindel, väike nišš. Tehti äge asi, sealt kasvas väga ägede asju välja, aga ta ei ole nagu muutnud maailma. Ütleme siis nii, et nutitelefonide tulek oli see, mis muutis maailma tohutult. No minu siin sugulase use case on see, et tal on iPhone ja iMac on köögis ja kõik, aga kuna ta iPhone'i pealt ikka ei näe neid uudiseid lugeda, seal on see maksimaalselt suureks kõik keeratud, ma ei tea, see on 2-kordne zoom-vis fontidel, siis ta läheb iPadi pealt. Jah, iPad Airi pealt. iPadi pealt saad sa lugeda. Ta on nagu selle ekraani laienduse, kuidas öeldakse, lisakäru. Ta on ju mugav, ja siis ainuke asi, mida nad oleks võinud oma toote innovatsioonis, kui me juba Apple'ist räägime, see on nagu tehnoloogia saade, et siis, et nad oleks võinud oma selle Pencil, mis on see valge väike, oleks võinud selle teha töökindlamaks. Minul juhtus selline asi, et mul oli see pool aastat lauasahtlis ja siis see enam ei tööta. Ta tunneb ära, aga kui sul piisavalt kaua, siis sa ei saa seda aku sureb ära. Aku tahab trenni saada, mustleid. Ja tal on konkreetne viga sees. Ja, täitsa jama. No võt, et siis pange kõrvada. Aga põhimõtteliselt ma näen jah, et see, et liigne enesekindlus, kuidas midagi tuleks teha, kuigi numbrid näitab midagi muud, et noh, et see on ka nagu, noh, tuleb tõsisema kaaluda. See on kõige, ma arvan, igas sektoris. Jaa, täpselt. Aga libiseme nüüd disainimaailma ka, et kuna sa siin oma varasemas karjääris mainisid, et disaini poolega läksid veebimeistriks igat pidi ja aga mis su roll, sinu hinnangul on siis roll disainil ja disainmõtlemisel ettevõtte digiteenuste innovatsioonis täna? Kui seda rakendada, kui seda päriselt rakendada, ükskõik mis kujul, mis igaüks mees kohandab seda enda organisatsiooni ja iseenda ja enda meeskonda järgi, siis sellel on, kui sa lähened sellele süsteemselt, siis see on number 1 kiirus. Hästi kiiresti sa saad aru, mis on fookusteemad, millel sa tasub keskenduda. Jah, fookus mine keskenduda. Ja, see on number 1 asi, sest et see elimineerib ära, sest muidu tulevad, kõik on sellega tegelenud, mingi asjaga teavad, onboarditakse, hakkame tegema, me tegime kõike korraga. Ja me ei jõua väga, me jooksime ummikusse. See on fookuspunktid. Number 1 asi. Number 2, lahendused. Ja selle käigus tekivad lahendused, mille peale ongi see, et see enesekindlus, et sul on algustööd ruumi ja et yes, et see asi tehakse ju niiviisi, millest te räägite. Ei, väga kiiresti saad sa aru. Ja saad aru, kas te olete ka õigel teel. Tegelikult sa saad ju seda disain mõtlemist ükskõik mille jaoks kasutada põhimõtteliselt. Sa saad analüüside jaoks isegi kasutada seda, kas üldse, mis selle projektiga tehakse, kelle jaoks on, mille jaoks on. Et veebi ja äppide tootearenduses teil on see iganädalane praktika? Jah, mingil kujul on ta tegelikult praktika, isegi kui me ei
isegi kui me ei ütle seda, et on seda sees seal. Ja number 3 on ju on siis see, et ülikiiresti, kui seda õieti teha, saad sa teada, kas sa oled õigel teel ja kuidas seda inimesed tegelikult tunnetavad. Minu jaoks oli see üks suurimaid nagu avastuskohti isegi selle jaoks, et kui muidu on sul seal uuringud, meeletud uuringud, uurid särki, värki, 1000 kasutajad, 100 vastajad, on ju, sa saad palju kiiremini vastused. Ja tegelikult 3-5 inimesega võib sul juba vaikselt sõeluda välja mingisugused punktid, millele nagu tähelepanu pöörata. Just. No see on see üks standard näide, mida ma siin ikka vahepeal saates korrutan, inimestel on juba, aga põhimõtteliselt see on sama, et ma oman uue kohviku, on ju, ja mul on mingi lakitud, renoveeritud mingi keskaegne põrand, läigib, siin on pandud mingi öko õlematt, kuskilt saadud mingit meistrilt ukse ette ja kasutada tulevad, vaatavad kõik renoveeritud põrand, õlematt on ees, ja esimene klient libiseb seal matil. Teine klient libiseb. Et mitu klienti peab libisema, et saad aru, et sa saad aru, võtta see matt ära sealt. On 1000 uuringut teha või? Võtta see matt ära sealt. Või siis pane liimide maa külge kinni või siis pane kummiribad alla või pane teine matt. Et sama asi, ja ma arvan, on sellise, nende intervjuude ja kiirvalideerimistega juba selline kriitiline viisik juba sealt juba 3 tükki löövad samas kohas varba ära, siis ilmselt midagi on. Just, et see on nagu... Ja kõige lihtsam asi, kus me näiteks seesama disain mõtlemisega, mida meie enda väikses meeskonnas, meil on seal niisugune 10+ inimest, on ju, iga aasta me teeme niisugust ka meeskonna kraadimise ülesannet. Väga lihtne, kus sul ülilihtsalt 40 minutiga sõelume vabas vormis, sealt teevad teemad välja, mis on niisugune 3-4 fookuspunkti töökorralduslikult, millele panna endal rõhku. Lihtsalt, et töökorralduslikku keskkonda parandada. Väga äge, just. Ja see disain mõtlemine ka, sa enne mainisid ka korduvalt see inimese kesksus, et sa ei jää oma kollektiivi mullis kogu aeg arvama midagi, kuigi tegelikult sa ei ole nii tehtud kogu aeg, vaid nüüd on maailma muutunud, äkki uuesti kasutajat intervjueerima, on ju, ja vaatame, mis neil sujub, mis ei suju, eks ole, et äkki seal on mingi teema, et selles mõttes, et see inimese kesksus on tõesti disain mõtlemise A ja O ja mida rohkem seda intervjuusid ja valideerimist selles protsessis iga nädalaselt kasutada seda ja kiirus. Ja kiirus just, et siis see on nagu päris palju. Ja tõesti, ma võtan ka missioonikriitistes teenustes, et me tegime selle kiirabimeedikute iPad rakenduse teine põlvkond, mis läks seal programmisse tehikul ja see oli täpselt samamoodi, et oli ju see prototüüp oli valmis, see oli nendele kiirabimeedikutele, aga 5 inimese peal valideeriti nagu põhimõtteliselt ära, on ju, ja nende jaoks oli see väga suur arenguhüppe olemasolevast lahendusest üles. Ja ma kujutan ette, et näiteks kui sa lihtsalt igapäevateenustest, mis on nagu, ma mõtlen tagasi, mis on viimase mingi X aja jooksul minu jaoks revolutsioonid ja ma arvan, et see on samas formaadis tulnud, on näiteks füüsiliste poodide äpid, kus ma saan oma seda pulti kasutada telefonina. Jaa, täpselt. No jube hea asi näiteks niiviisi. Täpselt, just. Ja meil oli au see partnerkaart äpi. No võt, see oli esimene, jah. Aga minu meelest kõik need Maximad ja Remid ja asjad on nagu mürinal järgi tulnud. Prisma vist ei ole. Võt jah, Prismat ma pole ise kasutanud. Prisma elab omas siukses flows. Tal on oma flow. Tal on oma flow. Seal on tšekiga lukud see, et sinna laborinti kinni ja siis nagu iirek. Ja pulti või ID-kaartiga skännima kuidagi sealt. Mingi müstika oli, et ma igaks juhuks kardan seal. Aga seal oli, ma ikka käin seal poes vahepeal. Mul sama asi. Just, see on Soome saatkond põhimõtteliselt, see on välismaasjad. Täpselt. Aga disain mõtlemise innovatsiooni keskeks töövahendiks on koosloome fasiliteeritud töötoad. Disain mõtlemises on jah, see nagu AJO. Ja mis kogemusi on sul olnud koosloome fasiliteeritud töötubadega? Ma olen läbinud koolituse, on number 1 asi. Just. Ma olen läbinud koolituse, mis oli millega saad nüüd filtreerimist oma tiimis veel paremini. Ja see oli tegelikult päris äge kogemus oli selles suhtes. Et ma nägin, et siuke teema on koosloome, siuke koolitus on ju, koosolekute juhtimine, koosloome ja nii edasi. Wow, et meil on nagu tegelikult kogu aeg sellega probleeme. Et igas väikses suures ettevõttes tegelikult on sellega kogu aeg probleeme, et läheb lappama.
kaovad fookused, kõik siuke asi. Ja siis võtsin selle teekonna ette ja mul oli esimene päev oli väga äge tunne, kui ma läksin seda asja tegema, vaatasin, et oot. Ma mõtlesin, et nüüd tuleb mingi teadus, kuidas teha, kuidas juhtida alateadlikult inimesi, et nad teeksid täpselt nii, nagu sina mõtled. Töörist. Ja siis ma vaatasin, oot. See on ju see topeltteemandid on praegu meil seal laua peal. Okei. Ja siis me tegime nagu seda läbi ja vaatasime, aga nii saabki väga hästi hoida fookust. Ja grupp ka, samamoodi. Täpselt, see oligi nagu ülilihtne oli see, kuidas nagu teha seda, et tee natukene eeltööd, kasuta seda disainmõtlemisega, topeltteemanditega lähenemist on ju, ja see asi toimib niiviisi. Sa saad hoida seda fookust koosolekutel paigas, sa saad selle, et kui hakkate mingit asja lahendama, siis tegelikult mängi seda samamoodi, võtta kasvõi see pabertahvel, mängi seda läbi seal on ju, ja te jõuate tulemuseni. Näiteks siin praegu me ühte Eesti suuremat kuulutuste portaali oleme siin tükk aega arendanud ja tegime just selle nagu uuendusi seal ja täpselt samamoodi lähenesime. Mida me teeme, kellele me teeme, kuidas me teeme, millel üldse mõju on ju, hakkame sealt edasi vaikselt minema, et täpselt see fookus oleks kogu aeg seal paigal tegelikult, sest muidu sa, küsid samasuguseid küsimusi tihti, aga sa nagu, sul jäävad neid postiteid ja natuke liiga palju millega tegeleda. Just, et see fasiliteerimisfookus, ma olen kuulnud ka nagu tagasi sealt, et see on tegelikult hästi tugevalt selle tiimi või grupi nagu fookuse korraldamisel. Just, ja see oli nüüd see, mis Tiina Futuristi fasiliteerimiskoolitus, mida Tiina Hiller läbi viis. Ja mis oli väga äge oli selles suhtes, et seal oligi nagu, selle koolitusel meil ka oli erinevad inimesed, erinevatest ettevõtetest, suuremad, väiksemad, eraettevõtted, riigiettevõtted ja kõigil oli samad probleemid tegelikult. Kõigil oli täpselt need samad probleemid. Üks probleemidest on koosolekute ettevalmistus. See tegelikult igal pool läheb niiviisi on ju. Fookuse hoidmine ja kõige naljakam, mis oli, ütleme, see ei olnud naljakas. See tegelikult oligi siuke asi, mida kui mõelda võib-olla oleks kõik saavad aru, et see ongi. Kõige suurem probleem oli hübriidkoosolekud ehk juhtida seda koosolekut, kui sul on ühed inimesed, on seal Zoomi, Teamsi, kunagi olid ka Skype'is. Ja, täpselt. ja teised inimesed on ruumis. Siis on nagu täiesti, et nad oleksid ühel laine peal ja vahepeal seal kaadri taga käib üks arutelu, kes on kodus, ta ei saa üldse arugi. Et see lihtsad asjad, aga seal oli ka see, et kuidas mängida ja ma arvan, et järgmine samm sellel suunal minu enda jaoks on ka see, et kuidas rakendada, me kasutame Teamsi, kuidas rakendada Teamsis erinevaid tööriistusi. Et just nendele inimestele, kes ei ole füüsiliselt kohal. Need virtuaalsed tahvlid, värgid, eks ole, kõik asjad. Aga ma koroona ajal pidime tegema väga palju disainisprinte virtuaalselt ja meil lõpuks nende hübriidasjadega oli siis niimoodi, et kui pool tiimi oli enam-vähem Tšehhis või kuskil välismaal ja pool oli siin, siis tegelikult need, kes samas ruumis laua taga istusid, nad tahtsid koos olla, sellepärast nad tahtsid tiimina koos olla, aga see töö tegemine oli selles mõttes, nad ruumid istuvad pidid ikkagi osalema nagu mängult, nagu nad oleks nagu videokõnes. Aga disainisprindid, kui sa tegidki niiviisi nagu, kuidas need päriselt nagu toimisid, seal nagu seda sünergia on ju jube raske tekkima, kui sul on see üks punt istub. Jah, aga seal on ikkagi sellest nagu ettevalmistuse pooles ja ikkagi inimesed, disainisprindi samamoodi, et nad tahavad oma idee siis valmis mõelda ja välja pakkuda ja selleks peab olema aeg ja formaat ja seda peab siis kõike nagu fasiliteerima ja korraldama, aga me üldiselt nagu nägime et need disainisprindid, kes ongi, pooled olid koosolekuruumis, pooled olid virtuaalsed, aga nad kogu töövoog oli selles mõttes virtuaalne. Lihtsalt ainuke häda, mis sealt tuligi, oli see, et kui on pausid siukstel üritustel, siis toimuvad pausides mõttepõrgatused kohvimasina kõrval tinglikult. Ja siis ma arvan, et sellisel juhul peaks virtuaalsetele tegelastele ka pauside ajal omakorda tegema see breakout ruumi nagu, et 2 seltskonda pauside ajal tegelevad mõttepõrgatustega, neil on see on päris raske, ma arvan, et see on päris raske. Seepärast sa ütled, et lõpuks tõuske püsti, jalutage ringi, minge värskest õhku hingama nüüd, jääge nüüd virtuaalkõnes. See kohvipaus on väga oluline tegelikult, et sul ongi, et lähebki selle, et kuule, mida sa mõtlesid selle koha peal, mis asi see on, et mida sa teeb seal? Aga tegelikult need asjad lõppesid ikkagi need, kes olid virtuaalsed, nemad usaldasid oma teist tiimi, et kohvipauside ajal need mõttepõrgatused on nagu
kasulikud ja nad usaldavad neid. Ja see, nendel tiimidel, kus oli usaldus väga kõrge, ei olnud mingeid issue'sid. Nende tiimides, kus oli ego ja usaldamatus, et seal igasugu draamasid. Mina olen muidugi see, et disainisprintide osas mina pooldan 100% kohalolekuga sprinte. Sest see energia, täpselt. See, kuidas need mikrodetailid, kuidas keegi müüb oma ideed juba, see annab nagu nii palju sellele juurde. Just. Sa hakkasid juba vaikselt seda disainisprintidest siin paar korda rääkima, et sa oled tegelikult korduvalt osalenud siis Futuristi fassiliteeritud disainisprintidel, me oleme Postimees grupile ja MM grupile neid teinud pidevalt, aga võib-olla inimesed, kes pole midagi kuulnud, mingid 10-aastase lapse tasemel võib-olla ise nagu selgitada, mis on disainisprint ja mis väärtus sul tundub sinu jaoks nagu lihtsalt, et kiire kokkuvõte. Sa natuke vihjasid ennem ka. Jaa, eks see samad vihjed tulevad jälle, et kui ma püüan seda seletada, siis see on väga kiiresti saada aru, mida teha, võtta fookused selles. Sa ei loo sellega mingit suurt toodet, vaid sa loodki mingi kindlad fookused ja sa saad ülikiiresti valideerida, kas sa oled õigel teel. Ma arvan, et need on need põhiasjad. Toome näite, hakkame tegema mobiiliäppi. Me käisime mobiiliäppiga näiteks, vaata. Et teeme mobiiliäppi. Sa võid ju seal, mobiiliäpp on 1000 punkte, mis seal sees on, aga sa võtadki need fookused, mida me tahame saavutada, mida me hakkame tegema, mis on need hüpoteesid, mida me seal sees teeme. Mida valideerida. Siis me valideerime neid kiiresti ära. Ja ma arvan, et minu jaoks kõige suurem oli see, esimesel korral oli see. Oli kõige suurem see, et see oligi äpp vist või? Äpp oli esimene oli, et kas me nii kiiresti saime teada, et kas me selle ja selle asjaga oleme õigel teel või mitte. Okei, et nagu valideerisite nagu erinevaid asju, siis te saite midagi eemal lükata. Ja see tuli nagu välja sealt intervjuude käigus, et et oota, see inimene ütles seda, see inimene, see sama see vaiba case on ju. 3 korda öeldi, et vaip libiseb, siis või ei huvita see funktsionaalsus. Mis asi see on ju? Või keegi pane tähelegi sellist mingi kohta on ju. Isegi kui tähelepanu juhid sellele ja said aru. Ja minu hilisemates kogemustes on täpselt sama asi. Ja kuna meile see meeldis, juba esimesel korral niiviisi me nägime, et selles on väärtust, siis minul on täna kõik projektijuhid on käinud sellel nii-öelda siis õigel disainisprindil, mitte ise tehtud. Et on nagu see kogemuse kätte saanud. Kogemuse kätte saanud ongi, et aru saada on ju. Ja ongi see, et mingite suurte asjadega tuleb uuesti teha seda, mingite asjadega me teeme ise ja me õpime, et me õppisime kuidas teha neid intervjuus niiviisi, et me saame hästi kiired tulemused. Me oleme seda katsetanud, me oleme seda teinud, see toimib. Nüüd sa seda vaiba juttu hakkad igal pool lähema, ma rääkisin seda. Aga see on väga hea, seda tegelikult meil Aalto, ma kunagi töötasin Dietosis, ma käisin Aaltos disaini need koolitajad, kes seal olid, nagu tõid seal. Ja teatud, meie disainisprintidel me nagu teatud, me õpetame inimesi joonistama näiteks, oma nagu visuaalselt ennast väljendama, paljud ju väljendavad meil e-mailide ja bulletitega ja ChatGPT abil nüüd. Aga tegelikult see visuaalne väljendamise pool ja ma arvan ka, et sul on et mingi väljakutse on, mis on vaja lahendada, tiimi ideesid ütlustada, jõuda siis, nagu sa rääkisid, selle prototüübini, mida valideerida, et need varbad ära lüüa korralikult, eks ole, ja siis näed, et mis lendab, see ei lenda. Ja isegi see, et kui see kogu kontseptsioon ei lenda, sa vähemalt näed, et mis tükid lendavad, eks ole. Ma tahaks kunagi olla siuksel mitte ise korraldatud disainisprindil, kus kõik lähevad omavahel tülli ja lähevad sealt tüliga minema ka. Ma tahaks näha, kuidas see juhtuda saab. Kas siukest asja, kas sinu kogemus on olnud siukest kogemust? Ma arvan, et sellised ei, meil ikka niimoodi, et on paar tükki olnud. On paar tükki. Kujuta ette, et saad ajas rännata tulevikku, et teada saada, kas su idee tõuseb lendu. Disainispriniga saad luua vaid 4 päevaga uue digitoote või teenuse kontseptsiooni prototüübi ning valideerida seda lõppkasutajate peal. Vaata lähemalt futurist.ee. Ma olin nagu boksiringis see triibuline vilega. Ja see mees. Ja see oli, mõlemal juhul olid väiksed startupi tiimid. Okei. Ja ma lihtsalt, kui ma olen käinud neile teinud, siis ma mõelnud, ma lihtsalt tahaksin nagu olla, ma tahaks näha, et kus tõesti, mis on see olukord, kus see läheb nagu, et lihtsalt ei jõutagi mingisuguse tulemuseni. Ja see oli see case ka, et ütleme jah, et selline
ütleme startupile selline 3-4 kuu pikkune UX disaini protsess, on nagu teatud summa, nagu nad tahavad intensiivselt kõike teha ja teatud hulga vaateid saada ja siis nad ütlesid, et ma ütlesin ka, et disainisprint on ka võimalus, aga see on siuke 5 inimesel, teid on 3 ainult, siis teeme ikka. Ja siis oligi niimoodi, et tekkis see grupi dünaamika ja siis umbes seal, kes on see highest paid person with opinion, et tema siis hakkas oponeerima kõike ja mõlemal juhul. Ja see läks nagu lappama, et üldiselt oleks parem, et see seltskond on siuke 5-7 vahel disainisprindil. Meie tegime viimase sprindi, tegime 4. Meil oli ka algus oli natuke siuke, et ei tea, kas nagu on ikka nagu, aga meil õnnestus ja ma isegi... Aga see ongi see, et see risk on maandatud, kui tiim hoolib üksteisest, suudab ideesid kuulata ja kui need omandused on oos, siis võib nagu väiksema pundiga teha, aga nii kui sul on see mingi egode värk, eks ole. Selle ma õppisin esimesel sprindil, kus mina käisin. Mul oli ka esimest korda ei tulnud ikka, mõtlesin, et mida värk, et ma ju tean, kuidas seda teha. Ma tean neid numbreid, ma tean, kuidas inimene käitub. Ja siis nagu, kui sa tegid selle protsessi läbi, siis vaatasid, kuule, see on päriselt, me jõuame teise tulemuseni või? Jaa, see on kollektiivne tulemus. Ma võin pärast lingiga saada, see Martin Pärna, ma seda Johnny Ive'i esitluse järel kuulasin Martin Pärna oma, kes on Eesti juhtiv tööstusdisainer ja õppejõud ja tema viimane, ta oli ka nagu ettekanne 30 aastat tema disaini teekonnast ja viimane lause oli, ma ei tea üksi enam mitte midagi. Ja see ongi see, et ma tean, aga tegelikult seda kuidagi usaldad oma tiimi ja see palju suuremaid asju sünnib. Täiesti teistmoodi. Ja mõnikord, kui rääkida, panen mingi disaineri mütsi pähe, sa pead asju tegema koledasti näiteks, et need toimiksid. Mis on ka väga raske, ma olen näinud väga paljudele inimestele, kes on nagu tootedisainiga nagu tegelenud, siis kui nad teevad esteetikat, siis mõnikord sa pead tegema asja koledaks, mis on väga naljakas. Ja just nagu ligipääsetuse seisukohalt võib-olla tuleb see koledas korra ära käia, mis oli meil Windows, ma arvan, 95 ajastu ja need Oracle'id, mis disainiti 90ndate keskel, tegelikult tunduvad väga koledad, aga väga ligipääsetavuse kesksed ja nende süsteemide peale tehti, vaadake uurige, seal on nagu seal nagu ligipääsetuse seisukohast väga palju, aga häda oli nende süsteemide see, et seal taheti korraga väga palju infot nagu kuvada samas aknas ja see oli majandustarkvarade mul tuli flashback tegelik sellega, et meil oli ühes meediaväljaandes oli Lotus Domino peale, mis on IBM-i oli admin ehitatud ja selle oli ehitanud väga andekas arendaja, kes ka ise siis tegi UX-i ja kogu UI osut tollal, keegi rääkis nii palju, aga ja see oli arendaja UI, see oli päris kõik oli olemas. Ja see oligi nii absurd, et Oracle Business Suite võttis turgu just ligipääsetavuse ja UX-iga, kuigi ta kõigi jaoks, kes tööd tegid, ütlesin nii kole, eks ole. Pärast vaadake neid pilte. Oracle Business Suite näitis, siis vaadake, mis nad välja läheb. Aga mis disainisprindi järgselt see edasi teie teenustest? Nad läksid töösse. On lihtne vastus. Eelanalüüs läks töösse. Disainisprint oli eelanalüüs. Tegelikult oligi eelanalüüs. Me tegelikult valideerisime seda, et kas me oleme õigel teel, kas sealt ei joonistunud midagi välja, just näiteks viimases disainisprindis oli samamoodi, et projekt, millega ma täna töötan, siis meil oli seal esimene 2 kuud oligi POC-i tegemine. POC-is olid siis tegelikult kõige suurem rõhk oli üldse andmetöötluse peale, teine oli siis kogu see kasutaja osa. Selle jaoks me tegimegi läbi sprindi intervjuud, saimegi vastused, mis olid täiesti need, mida me vajasime. Mina ütlesin, minu jaoks oli see ootuspärane, aga mis oli sealt hea, et meeskonnas inimesed, kellel olid erinevad nägemused, said nagu ühtse nägemuse peale nagu kokku sealt. Ja täna see ongi tegelikult on see töös, on see projekt liigub edasi. Äppi osaga, mis me tegime, selles on ka järjest tulnud, järjest. See oli igasugu tükke, ma mäletan. Seal on meeletult tükke, et seal on mida valideeriti ka. Ma ei tea, kasutaja saaks ise oma teksti suurust muuta, kasutaja saaks ise oma menüüd muuta, kasutaja saaks, ma ei tea, issand, kuidas menüüsi kasutatakse, on ju, mis asju kasutatakse.
ja sealt tuleb aina juurde, see on nagu siuke sibul, mille kiht ja kui ma rääkisin alguses näiteks otsingust, siis minu viimane suurim avastus oli see, et otsingut täna ei kasutata peamiselt üldse otsingu jaoks. See kasutatakse uudiste lugemiseks. On väga suur fännkond, kes kasutab seda hoopis teisel eesmärgil. Ja see oli jälle hea näide, kui analüüsida seda ja kui hakata selle fookuset panema, et mida seal parandada, siis on see, et sa ei saa seda lihtsalt teha üheks chatiks. Kõik ju tahavad chat ehitada tänapäeval on ju. Et see on nagu hetke hype, et seal tuleb, see oleks võinud, teeme ka siis ühe vägeva chati sinna on ju. Tegelikult, kui me oleksime seda tormanud sellesse asjasse sisse, me oleksime väga suurele grupile kasutajatest lihtsalt toote ära kaotanud. Et nüüd on see, et mis on need tooteosad, mida tuleb teha sinna on ju. Ja kolmas, mis mul sprintidest meelde tuleb, siit on ju surmakuulutused. Käisid ka ju sprintid mälestusraamat ja see on portaal. Täiesti see portaal on laivis, elab ja toimetab ja ma tean, et täna tuleb sellele üks update. Väga hea. Saate torti süüa kõigis. et see toimib, et kõik need asjad, millega me oleme, mina olen käinud või ma olen seotud, need on kõik jõudnud niivis ja ma arvan, et järgmistes nendes sprintides on samamoodi, et me üldiselt valideerime tegelikult, et kui me tuleme siuke sprinti tegema, nagu me oleme teinud on ju Futuristiga, siis me valideerime juba mingisugust asja, kuhu me tahame jõuda, mitte me ei ole kasutanud seda selle jaoks, et meil on valge paberileht on ju. Jaa, täpselt. Et seda ei ole, meil on just seda ongi, et me tahame saada kindlust ja mis on väga hea, see on täpselt nagu strateegiapäevadel on see, et sul peab olema, sa saad parema tulemuse, kui sul strateegiapäeval on ka kõrvalosaleja, mis juhib tegelikult seda natukene. Keegi fasiliteerib, täpselt. Ja ei, ma mõtlen ka, et see mälestusraamat, mis on siis surmakulutuste portaal, et minu, ma olin see disainisprindi siis vedur ja seal oli mul väga suur vastutus ikka selles mõttes, et ma olin nagu enne seda teinud politseiuurijate töölauda, mis läks, Miss X on selle nimi, nagu Miss X, nagu väga imelik kingi name, aga menetlus infosüsteemi X ütleme. Okei, ja see läks nagu töösse ja see oli vastutus, sest reaalselt andmed kokku korjata, kuidas kurjategijaid andmekaevega ja geolokatsiooni asjadega nagu samas piirkonnas kõik kätte saada ja prokurörile kiiresti mingid otsused ja juhtumiplaan kokku panna ja mega suur vastutus ja ma mäletan, et see prototüüpi ma tegin kliendile tegin kella 4 öösel ja kella 19 minu hommikul ja lihtsalt ja mul oli kell 2 öösel süda nii tagus, ma mõtlesin, et kui ma siin nüüd nagu selle asja valesti teen ja see lähebki nagu töösse ja nad hakkavad neid inimesi taga ajama, et mul nagu mega suur vastutus aga pärast politseiuurijad valideerisid ja kõik oli nagu okei, et mu hirm oli asjata, aga ma nagu ma saan aru, tegelikult ja siis sul on nagu, meil oli järgmine disainsprint oli see kiirabi meedikute iPad rakendus samamoodi vastutus, et sorteeritakse. Kui seal on midagi valesti, siis on väga halb. See on väga halvasti. Ja sa vaatad ka, et see kogu see matusetalituste ja mis on need matusebürood, neid pakette müüvad ja kuulutus läheb alati lehte ja niimoodi on olnud, eks ole, mustvalgena, eks ole, seal Pätsu ajast ja varem ka, aga meil on siin TikToki ajastu ja meil on siin Snapchati ajastu ja Whatsappi ajastu, et kuidas nagu seal see nagu info share'imine ja kõik asjad käivad ja see mõttes jällegi hästi põnev, ikka vastutus, see mõttes, aga väga äge, et see läks tööle ja väga siuke kihvt lahendus, et minge, loodame, et keegi ei pea kasutama. Natuke veider on teha reklaami, minge. Aga üks asi, mis te võite kohe minna, et te võite mälestada võib-olla siis oma lähedasi, kes on lahkunud ja panna sinna väikse kuulutus üles puhtalt nagu selles mõttes. Ikka tuleb oma lähedasi mälestada. Just. Super, seepärast ongi mälestusraamat. Täpselt. Aga tänud, võtame täna siis saatele, tõmbame joone alla ja väga põnev vestlus oli, väga palju vihjeid saite midagi targemaks ka. Siis Kristjan jaganas oma ämbrite kolistamisest ja uute saadeteni. Aitäh teile! Aitäh sulle! Kui sulle saade meeldis, siis jaga julgesti. Saade on järelkuulatav Apple, Spotify ja teistes podcastide rakendustes ning YouTube'is, kus leiad kõik varasemad episoodid. Lisaks loe ka meie blogi futurist.ee veebis.
Kui sul on mõni teema, mida kindlasti tahaksid kuulda või külaline, kes sind huvitab või soovid hoopis ise kogemust jagama tulla, siis võta minuga julgelt ühendust andres@futurist.ee. Aitäh, et kuulasid ja kohtumiseni järgmises saates!